luuviljalisi ploome, kirsse ei lõigata nii palju kui õunapuid. Nemad ei talu sellist tugevat lõikust. Nende puhul lõikame välja hädavajalikud oksad, need, mis kasvavad võrasse sisse või on kuivanud. Noore puu puhul kuivanud oksi oluliselt ei ole. Põhiline on seda noort puud siis võra seest harvendada, et õhk käiks taimest läbi igalt poolt ja valgus pääseks ligi nii viljadele kui ka tüvele. Luuviljaliste puhul püüame teha pigem suuremaid lõikeid ja vähem kui väiksemaid lõikeid ja palju. See on puule veidi kasulikum. Alati võib viljapuud ka veidi kõrgusest kärpida, sest omas aias redeliga puuvilja järgi minna keegi meist ei tahaks. Siin on 2 konkureerivat oksa, need kasvavad täpselt üksteise peal ja hakkavad teineteise eest varjutama valgust. Praegusel hetkel lõikame ära ülemise, sest et jällegi meie soov on, et puu kaarduks allapoole. Jällegi väga oluline välispidiste pungade pealt. Peame silmas seda, kuhu suunas me soovime, et oks kasvama hakkaks. Oluline on mitte väga hoogu minna ja selline see puu võikski jääda.